Tere, oleme täna siin lähtekooli ukse ees ja märkasime, et sööklas toimub midagi põnevat. Lähme uurime järgi. Nii, oleme täna siin lähtekooli sööklas ja palun rääkige lähemalt, mis siin täna toimub. Täna on meil selline tore ettevõtmine. Nimelt kutsusime siia koolisööklasse kõik Mudilaskoori, poistekoori ja lastekoori lauljad ja nende juhendajad ja õpetajad, kes laulupeoga seotud olid. Nimelt need lapsed olid nii tublid, et eelmine aasta, kui oli ettevalmistus laulupeoks, siis nad käisid kõik ülevaatused läbi ja said loa sõita laulupeole. Nii et meie kool oli esindatud 3 kooriga, Mudilas, poiste ja lastekoor, kusjuures siis poistekoor oli esimest korda üldse meil laulupeol. Ja meie mõte siis täna ongi, et me peame neid lapsi meeles selle toreda ettevõtmise eest, et nad nii tublid olid, aasta aega harjutasid ja ma usun, et see laulupidu jäi neile või jääb või neile hästi kauaks ajaks meelde. Missugused olid sinu emotsioonid, kui sul oli võimalus laulda laulukaare all ja nii paljude inimeste ees? See oli tore ja iseenesest mõistetav, et see emotsioon oli hästi suur ja väga võimas, sest iga 3-2 aasta tagant ja sa lihtsalt tead, et see tuleb võimas iga aasta järjest võimsam ja... Väga hea ja närv oli sees. Ja väga suur närv oli, sest seal oli rohkem inimesi kui klassis. Oli väga põnev olla seal. Väga lahe. Kas te käisite laulupeal esimest korda või olete ka varem käinud? Ei, esimest korda käisin. Esimest korda? Jaa. Ei, teist korda. Esimest korda. Mina käisin teist korda, sest esimeses klassis või oli see teine klass, ma ei saanud minna, sest ma polnud mitte üheski kooris. Aga kas tulevikus tahaksid veel minna? Jaa, kindlasti iga kord, kui on võimalik, siis kindlasti lähen, isegi kui ei kutsuta, lihtsalt lähen. Mis on teie kõige naljakam või kõige meeldejäävam mälestus laulupeost? Siis, kui ma trepi kukkusin, kui ma läksin laulava peal. Siis, kui me mängisime Minecrafti koos. Siis, kui laul läks assi või läksid valesse kohta laulupeo proovimite aeg. Kas teie arust on laulupeol olla parem publikus või laulukaarel laulja? Laulukaarel laulja. Ja, laulukaarel laulja. Loomulikult kaare all, sest et see jääb eluks ajaks meelde. Kaare all, siis seal on nagu jääb ka eluks ajaks meelde ja see on põnev. Kas sinu arust on laulupidu Eestile tähtis sündmus või mitte? Muidugi on see tähtis sündmus, nagu selle abil me saime ennast vabaks laulda ja see on lihtsalt kõik, mis meil on ja see on väga äge. Kas laulupeole minevate kooride juht on olla raske? No, ma arvan, et sellele küsimusele oskan ma vastata, et kindlasti on raske, aga kõige suurem rõõm on ikkagi ju lauljatest ja just nendest häältest, et neil endal on huvi laulda, et kindlasti, jah. Eks see mõnevõrra erineb tavalisest koorijuhist, et vastutust on natuke rohkem. Samas kava osas eriti valikut ei ole, et sa pead tegema neid lugusid päris pikka aega, peaaegu 2 aastat. Et mõnes mõttes on keeruline, et ka lauljate motivatsiooni üleval hoida, et ühte sama lugu teha proovist proovi, et see on natuke keerulisem. Aga samas on mille poole püüelda. Lähtekooli poistekoor pääses tänavu esimest korda laulupeale. Mis te arvate, tänu kellele või millele selline asi võimalikuks sai? Meil on väga tublid lauljad ja ütleme niimoodi, et see aasta kindlasti andis väga palju juurde see, et meil ka lauljaid oli rohkem ja just eelmistel kordadel on see koosseis võib-olla olnud väiksem ja see on nagu see põhjus, mille pärast ei ole sellist korralikku koosseisu kokku saanud. Ikka tublid poisid. No ikka tänu lauljatele.
et esimest korda seetõttu, et lihtsalt sattus selline aasta, kus lauljaid oli nii palju, et sai koori kokku, sest laulupeol on teatavasti tingimus, et kooris peab olema vähemalt 16 lauljat, et muidu ta lihtsalt ei lasta laulupeole. Ja kuna lauljaid oli tõesti seekord nii palju häid lauljaid, et sai koori kokku panna, siis ikkagi tänu lauljatele.